Väga pikka aega on inimkonna ajaloos ikka ja jälle kerkinud üks küsimus. Kuidas said mõned iidsed tsivilisatsioonid olla nii arenenud, kuigi neil polnud kaasaegset tehnoloogiat? Vana Mesopotaamia kõrbete keskel avastati tuhandeid savitahvleid, mis olid täis kummalisi sümboleid ja kirju. Kui ajaloolased ja keeleeksperdid need tänapäevaste tehnoloogiate abil lahti mõtestasid, ilmus ikka ja jälle üks nimi – Anunnaki. Vana sumerlaste jaoks olid nad võimsad jumalikud olendid, kes olid seotud taeva ja looduse jõududega. Kuid mida sügavamale mõned inimesed nende tahvlite uurimisse läksid, seda rohkem hakkas levima üks vastuolulisem teooria. Aga mis siis, kui need jumalikud olendid ei ole lihtsalt mütoloogia, vaid nad on päriselt olemas olnud? Mis siis, kui nende lugude taga on tõeline sündmus? Ja kas on võimalik, et mõned muistse maailma legendid on lihtsalt moonutatud mälestused? Või mälestused, mis ei vasta sellele, mis tegelikult juhtus. Seetõttu ei suuda me seda enam täielikult mõista. Kuid me võtame asja aeglaselt ja analüüsime iga teavet ja sündmust üksikasjalikult. Aga enne kui alustame, ära unusta sellele videole meeldimist panna. See on meie sisuloojate jaoks väga oluline. Suur tänu ja nüüd alustame. Enne kui läheme teooriate juurde, peame kõigepealt eraldama kinnitatud ajalugu tänapäevastest spekulatsioonidest. Spekulatsioon. Tänu internetile segatakse tänapäeval sageli tõeline arheoloogia ja ulme. Ja just siin algabki Anunnaki tõeline müsteerium. Kohas, mis on nüüd osa Iraagist, tekkis üks maailma vanimaid teadaolevaid tsivilisatsioone. Sumerid. Ajaloolaste ja arheoloogiliste andmete kohaselt tekkisid Sumeri linnad umbes 4500 EK-ristun. Siia rajati linnad nagu Ur, Uruk ja Eridu, Tigrise ja Eufraati jõgede lähedale. Vaatamata äärmuslikule kuumusele ja kuivale keskkonnale, suutsid nad välja töötada arenenud niisutussüsteemid, et tuua vesi põldudele. Tänu sellele laienes põllumajandus ja nende linnad kasvasid kiiresti. Ajaloolaste ja selliste institutsioonide nagu Britannica ja Penn Museum uuringute kohaselt olid sumerid ka ühed esimestest, kes kasutasid organiseeritud kirjaviisi, mida nimetatakse kiilkirjaks. See ei olnud lihtsalt joonistamine. Nad kasutasid kiilukujulisi sümboleid savitahvlitel, et salvestada kaubandust, seadusi, makse, religiooni ja astronoomilisi vaatlusi. Lihtsalt öeldes said siin paljud inimajaloo tahud esimest korda püsiva kirjaliku kuju. Ja üks enim mainitud nimesid nende religioossetes tekstides on Anunnaki. Kuid on oluline seda selgitada. Peavoolu ajaloolaste ja assürioloogide sõnul olid Anunnakid osa Mesopotaamia tsivilisatsioonide ususüsteemist. Kaasaegne arheoloogia ei tunnista neid ametlikud tullukateks ega maavälisteks külastajateks. Tegelikult viitavad Oxfordi ülikooli Sumeri kirjanduse elektroonilise tekstikorpuse tõlgete järgi iidsed tekstid sellele, et sõna Anunnaki tähistab tavaliselt jumalate gruppi, kes on seotud taeva, maa ja allilmaga Sumeri mütoloogias. Aga miks nad on seotud tullukateooriatega? Sest tänapäeval on mõned autorid andnud iidsetele tahvlitele alternatiivseid tõlgendusi. Üks tuntumaid neist on Zecharia Sitchin. Oma 70-ndatel ilmunud raamatutes väitis ta, et Anunnakid olid arenenud olendid teiselt planeedilt, kes külastasid maad iidsetel aegadel. Kuid paljude Mesopotaamia keelte ekspertide sõnul ei aktsepteeri peavoolu teadus paljusid Sitchini tõlkeid. Paljud assürioloogid ütlevad, et algsetes Sumeri tekstides puuduvad selged tõendid selle kohta, et Anunnakid oleksid tullukrass. See tähendab, et suur osa Anunnakide kui tullukate ideest on vaid teooria ning see ei ole arheoloogia ametlik järeldus, vaid ainult kaasaegne tõlgendus. Aga isegi nii ei kao avalikkuse uudishimu ikkagi kuhugi. Sest mida rohkem uuritakse sumerlasi, seda enam ilmleb, kui arenenud nad oma ajastu kohta olid. Näiteks kasutasid nad matemaatikasüsteemi, mis põhines arvul 60. Seda kasutame siiani nii aja kui ka geomeetria puhul. 60 sekundit ühes minutis ja 360 kraadi ühes ringis. Neil olid ka organiseeritud õigussüsteemid, raamatupidamismeetodid ja suured templistruktuurid, mida tuntakse sikuraatidena. Mõned neist hoonetest ehitati ainult savitellistest, kuid need püsisid väga kaua. Isegi nende taeva uurimine oli muljetavaldav. Ajaloolaste sõnul jälgisid sumerid regulaarselt tähtede, kuu ja nähtavate planeetide liikumist. See oli oluline kalendrite ja põllumajandustsüklite loomisel.
kuid mõned internetiteooriad väidavad, et seda oli võimatu teha ilma arenenud olendite abita. Peavoolu ekspertide sõnul ei ole see võimatu. Paljud arheoloogid on selgitanud, et tsivilisatsioon arenes järk-järgult pika aja jooksul. Kui toiduvarud on stabiilsed ja ühiskond on organiseeritud, saavad rohkem inimesed keskenduda inseneriteadusele, teadusele, astronoomiale ja kirjutamisele. Ja siin tekibki suur probleem paljude veebis levivate dokumentaalidega. Mõnikord esitavad nad mütoloogiat kui kinnitatud ajalugu. Näiteks on levinud väited, et mõned sumerite nikerdused kujutavad rakette ja kosmoselaevu või kaasaegset tehnoloogiat. Aga paljude ekspertide sõnul on enamik neist lihtsalt religioossed sümbolid või kunstilised kujutised nende jumalatest. On ka juhtumeid, kus mõne pildi kontekst, mida internetis kasutatakse, on vale. Ja mida rohkem neid sotsiaalmeedias korduvalt jagatakse, seda tõepärasemad need tunduvad. Need väited, mida pole täielikult kinnitatud. Kuid see ei tähenda, et enam poleks jäänud ühtegi müsteeriumi. Tegelikult on siiani palju osi muistse Mesopotaamia ajaloost, mida uuritakse tänaseni. On olemas savitahvleid, mida pole veel täielikult tõlgitud. Ning on arheoloogilisi paiku, mida endiselt kaevatakse. Teine koht, mida sageli sellega võrreldakse, on Göbekli tepe, tänapäeva Türgis. See on eelajalooline paik, mis arheoloogide sõnul on isegi vanem kui sumerite tsivilisatsioon. Selliste avastuste tõttu küsivad mõned, kas on võimalik, et eksisteerisid veelgi vanemad tsivilisatsioonid, mida me pole veel täielikult mõistnud, kuid siiani ei ole endiselt ühtegi kinnitatud tõendit, mis tõestaks, et hullukad rajasid esimesed tsivilisatsioonid maal. Ja see ongi oluline erinevus tõendite ja spekulatsioonide vahel. Tegelikult on mõnikord tõeline ajalugu isegi muljetavaldavam kui vandenõuteooriad. Mõtle vaid, 1000 aastad enne interneti, elektri või kaasaegsete masinate olemasolu olid inimesed, kes lõid kirjasüsteeme, organiseeritud linnu, niisutusvõrke, matemaatikat ja astronoomilisi vaatlusi. See ei tähenda, et nad tulid tullukatelt. See võib lihtsalt tõestada, kui targad ja leidlikud olid iidsed inimesed. Aga isegi nii jääb Anunnaki müsteerium elama, sest on üks asi, mis inimestel kunagi ei kao. Uudisimu meie päritolu vastu. Sest mida rohkem me avastame iidse maailma kohta, seda enam märkame, kui palju on ajaloos osi, mida me ikka veel täielikult ei mõista. Jätka vaatamist, sest siin ootab siin veel palju huvitavat, mis siin kindlasti hämmastab. Mida rohkem savitahvleid leitakse iidses Mesopotaamias, seda enam on ühe nime ümber tekkinud arutelusid, mis ikka ja jälle vanades kirjutistes esile kerkib. Anunnaki. Vana-Sumeri tekstides on Anunnaki jumalate rühm, kellel on oluline roll nende religioonis ja mütoloogias. Nad on jõud, kes kontrollivad loodust, korda, võimu ja inimeste saatust. Ja kuigi nende mütoloogias ilmub palju nimesid, mainitakse sageli vaid 3 tegelast. Anu, Enlil ja Enki. Anu on tunnustatud taevajumal ja üks kõrgemaid jumalusi Sumeri ususüsteemis. Teda kirjeldatakse sageli kui kauget taeva valitsejat. Samal ajal on Enlil teistsugune. Paljudes iidsetes tekstides seostatakse teda tuule, tormi, jõu ja autoriteediga. On mõned lood, kus teda kirjeldatakse kui ranget ja karmilt karistavat, kui inimkond muutub rahutuks või sõnakuulmatuks. Ja siin tulebki mängu üks tuntumaid osi Mesopotaamia mütoloogiast. Suur veeuputus. Mõnes Mesopotaamia muistsetes lugudes räägitakse tohutust üleujutusest, mis peaaegu hävitas kogu inimkonna. Ajaloolaste sõnul sarnaneb see teiste kultuuride üleujutuslugudega, sealhulgas piibli Noa looga. Kuid ekspertide sõnul ei tähenda see automaatselt, et kõik üleujutusmüüdid pärinevad ühest ja samast ajaloolisest sündmusest. Võimalik, et paljud iidsed tsivilisatsioonid kogesid suuri üleujutusi. Ja samal ajal, kui Enlil on sageli seotud võimu ja karistusega, seostatakse Enkiga hoopis teistsugust kuvandit. Sumeri mütoloogias kirjeldatakse Enkit sageli kui tarkuse, vee, leiutiste ja teadmiste jumalat. Mõnes loos aitab inimestel õppida põllumajandust, niisutamist ja linnade rajamist. Ja huvitav on see, et on olemas tõelisi arheoloogilisi tõendeid, mis näitavad, kui arenenud olid sumerite niisutussüsteemid nende ajastu kohta. Ajaloolaste ja arheoloogiliste uuringute kohaselt suutsid nad ehitada ulatuslikke kanalisüsteeme, mis tõid vett jõgedest Mesopotaamia kuivadele aladele. Tänu sellele sai võimalikuks ulatuslik põllumajandus ja nende tsivilisatsiooni kiire kasv.
Ja siin hakkas mõne inimese uudishimu süvenema. Kuidas sai nii organiseeritud olla üks tsivilisatsioon, mis eksisteeris tuhandeid aastaid enne kaasaegset tehnoloogiat? Peavoolu arheoloogia jaoks on vastus pikk. Inimeste innovatsiooni ja sotsiaalse arenguperiood. Aga mõne alternatiivteoreetikute jaoks on võimalik, et juhendamine tuli arenenumatelt olenditelt või kadunud tsivilisatsioonilt. Siiani pole endiselt usaldusväärseid tõendeid, mis seda kinnitaksid. Kuid on üks põhjus, miks see arutelu endiselt elus püsib. Sumerite jumalad ei olnud lihtsalt müstilised tegelased. Nende lugudes, paljudes tahvlites kirjeldatakse neid nagu päris isiksusi. Nad vihastavad, vaidlevad, tunnevad haletsust ja mõnikord isegi kahetsevad. Seetõttu mõtlesid mõned uurijad varem, kas mõnes mütoloogias võib olla segunenud mälestusi tõelistest ajaloolistest juhtidest või iidsetest valitsejatest, kes hiljem rahvalugudes muutusid jumalateks, sest neil tekkisid juba emotsioonid. Tegelikult ei ole see uus idee. Ka teistes tsivilisatsioonides, nagu Vana-Egiptus ja Kreeka, olid kuningad ja juhid, keda hiljem hakati seostama jumaliku staatusega. Aga kui jutt käib Anunnakidest, siis muutus vastuolu suuremaks, kuna kaasaegsel ajastul tulid mängu tullukateooriad. Siiski ei saa eitada, et paljud iidse ajaloo osad pole täielikult mõistetud. Puhanded savitahvlid pole veel täielikult pelgitud. Kuni tänaseni jätkuvad arheoloogilised väljakaevamised endises Mesopotaamia piirkonnas. Ja iga uue avastusega näeme üha selgemalt, kui keerulised olid maailma esimesed tsivilisatsioonid. Üks kõige üllatavamaid asju sumerlaste juures ei piirdu nende templite ega iidsete linnadega. Veelgi salapärasem on nende teadmiste ulatus kosmose kohta. Kujuta seda ette. Rohkem kui 5000 aastat tagasi teleskoope polnud veel olemas. Kaasaegseid seadmeid polnud ja arvuteid samuti mitte. Aga isegi nii suutsid sumerlased uurida tähtede ja planeetide liikumist väga täpselt. Nad ei vaadanud lihtsalt igal õhtul taevasse. Nad jälgisid seda tõsiselt ja üksikasjalikult. Kui teised iidsed kultuurid pidasid taevas olevaid tulesid lihtsalt tavalisteks tähtedeks, märkasid sumerlased, et mõned tähed liiguvad teistmoodi. Need liiguvad teises suunas ja neil on taevas oma tee. Just nii tuvastasid nad planeedid nagu Merkuur, Veenus, Marss, Jupiter ja Saturn. Ja veelgi üllatavam oli see, et nad mõistsid, et need planeedid ei ole lihtsalt tavalised tähed. Neil on oma liikumine ja muster. See on midagi, mille paljud tsivilisatsioonid avastasid alles palju hiljem. Arheoloogid leidsid palju savitahvleid, mis näitavad selgelt, kui arenenud olid nende taevavaatlused. Sinna oli kirja pandud planeetide liikumine, tähtede asukoha muutused ja isegi mustrid, mida universum aja jooksul kordab. Üks kõige muljetavaldavamaid näiteid sellest on nende uurimus Veenuse kohta. Puhandeid aastaid tagasi märkasid sumerlased juba, et Veenus ilmub mõnikord enne päikesetõusu ja mõnikord on seda näha pärast päikese loojangut. Veelgi muljetavaldavam on see, et nad teadsid, et see on üks ja sama planeet. Teistes iidsetes kultuurides arvati pikka aega, et hommikutäht ja õhtutäht ole erinevad asjad. Aga sumerlased mõistsid seda juba ammu. Ja mitte ainult seda. Neil olid tahvlid, kuhu oli Veenuse liikumine nii üksikasjalikult üles tähendatud, et isegi tänapäeva astronoomid imetlevad seda siiani. Sest paljude teadlaste jaoks on raske ette kujutada, kuidas nad suutsid seda teha ainult palja silma ja lihtsate vahenditega. Tegelikult on ka tänapäeval veel inimesi, kes on planeetide arvu osas segaduses. Paljud peavad Pluutot endiselt planeediks, kuigi see pole enam ametlikult täisväärtuslik planeet. Aga sumerlased tuhandete aastate eest jälgisid süsteemselt maalt nähtavaid planeete. Ja mida rohkem eksperdid nende leitud tahvleid uurivad, seda sügavamaks muutub müsteerium. Sest seal pole kirjas ainult planeedid. Neil olid ka tähekaardid, mille tähtkujude paigutus on peaaegu sama, mis tänapäevalgi kasutatavatel tähtkaartidel. Nagu oleks neil olnud väga selge arusaam taeva üldisest välimusest. Seetõttu tekkis palju küsimusi. Kuidas nad seda tegid? Kuidas suutis iidne tsivilisatsioon, kellel polnud teleskoopi ega arenenud tehnoloogiat, koostada nii üksikasjaliku taevakaardi? Kas on võimalik, et see on lihtsalt tuhandete aastate jooksul korduva taeva jälgimise tulemus? Või oli neil veel mõni muu teadmiste allikas? Kas see teeb nende astronoomia veelgi muljetavaldavamaks, kuna seda toetab arenenud matemaatika? Sumerlased lõid niinimetatud 60 süsteemi. See on loendamisviis, kus aluseks on arv 60.
Tänu sellele oli neil lihtsam arvutada murde, suuri numbreid ja teha täpseid mõõtmisi. Ja on huvitav mõelda, et me kasutame seda süsteemi siiani. Kui me vaatame kella, kus on 60 sekundit ja 60 minutit, või kui me mõõdame nurka 360 kraadiga, siis on ikka veel osa sumerlaste matemaatilisest pärandist. Aja jooksul avastavad arheoloogid üha rohkem tahvleid. Ja paljud neist sisaldavad keerulisi arvutusi kuuvarjutuste, planeetide liikumise ja astronoomiliste tsüklite kohta. On olemas isegi kuulus artefakt, mida tuntakse Amisaduka Veenuse tahvlina. See tahvel, mis pärineb umbes aastast 1600 Ekaristan, sisaldab üksikasjalikke ülestähendusi Veenuse tsükli kohta. Ja paljude tänapäeva astronoomide sõnul on üllatav, kui täpne see on ühe iidse dokumendi kohta. Nende ajal polnud neil ju teleskoope ega satelliite, kuid ometi suutsid nad kuidagi ennustada, millal Veenus taas oma õigesse asendisse ilmub. Ja siin läheb ajaloolaste vaidlus veelgi tulisemaks. Kuidas ikkagi said sumerlased sellise teadmiste taseme? Enamiku teadlaste arvates on see tõenäoliselt lihtsalt väga pikaajalise vaatlemise tulemus. Paljude põlvkondade jooksul kirjutasid kirjutajad hoolikalt üles taeva liikumisi, kuni need järk-järgult saavutasid täpsema arusaama sellest. Ja tegelikult on sellel seletusel mõte sees, kuid teiste jaoks on endiselt küsimusi, millele pole täielikult vastatud. Näiteks, kuidas nad suutsid jälgida kaugete planeetide väga peeneid liikumisi ainult palja silmaga? Kas lihtsast vaatlusest tõesti piisab, et saavutada selline täpsuse tase? Seetõttu usuvad mõned teadlased, et nende teadmised võivad pärineda veelgi vanemast allikast. On võimalik, et enne neid oli juba mõni varasem tsivilisatsioon. Enne sumerlasi olid olemas kultuurid, mis on ajaloo jooksul ammu kadunud, kuid jätsid maha teadmisi, mille hiljem pärisid järgmised põlvkonnad. On veel neid, kes viitavad iidsetele paikadele, nagu Hobekli tepe, mis on väga vana paik ja ehitati peaaegu 12 000 aastat tagasi. Mõne jaoks võib neil iidsetel kultuuridel olla seos arenenud teadmiste tekkega Mesopotaamias. Ja loomulikult ei saa siin mainimata jätta lugusid Anunnaki kohta. Vanaaja tahvlitel kirjeldatakse neid olenditena, kes väidetavalt tulid taevast ja õpetasid inimestele astronoomiat, matemaatikat ja inseneriteadust. On loomulik, et peavoolu ajaloolased peavad seda mütoloogiaks või sümboolseks looks. Aga paljude jaoks on siiski hirmutav mõelda, kui lähedal mõned legendid on arheoloogia tegelikele avastustele. Ja mida rohkem uuritakse sumerlasi, seda selgemaks saab, et nende taeva jälgimise põhjuseks polnud ainult uudishimu. See oli ka praktiline nende ellujäämise jaoks. Nad kasutasid kuu, päikese ja planeetide liikumist, et luua esimesed kalendrisüsteemid. Tänu sellele suutsid nad kindlaks teha, millal tuleb üleujutus, millal on õige aeg külvata ja millal pidada oma religioosseid festivale. Lihtsamalt öeldes oli nende teadmised taevastest kehade kohta üks nende tsivilisatsiooni alustaladest. Kuid siiani jääb suur mõistatus, kuidas suutis üks iidne ühiskond mõista universumi liikumist nii varakult inimkonna ajaloos. Kas see oli tõesti vaid visaduse, vaatlemise ja pikaajalise õppimise tulemus? Või on siin veel sügavam lugu, mida me pole veel täielikult mõistnud? Kas on võimalik, et mõnes iidses legendis taevast pärit olendite kohta leidub jälgi tõelistest sündmustest? Kas need on teadmiste või kogemuste mälestused, mis on põlvest põlve edasi antud? Mida sügavamale me sumeeride saladustesse kaevume, seda kummalisemaks muutuvad küsimused. Sest võib-olla ei taastaka lõpuks mitte ainult ühe iidse tsivilisatsiooni ajalugu, vaid ka kogu meie arusaam inimteadmiste päritolust. Kogu inimkonna ajaloo jooksul on paljud tsivilisatsioonid arenenud tänu teadmistele, mida eelnevad põlvkonnad on edasi andnud. Miks peaksid sumerid siis teistsugused olema? Võimalik, et nende arenenud teadmised olid kombinatsioon vaatlustest, teistest kultuuridest pärit teadmistest ning asjadest mineviku kohta, mida me veel täielikult ei mõista. Ja tänaseni jääb küsimus alles. Kas sumerite hämmastavad teadmised olid lihtsalt visaduse ja tähelepaneliku vaatlemise tulemus? Või oli nende tarkusel veelgi vanem päritolu, mis on ajaloos täielikult kadunud? Mida rohkem me avastame iidse maailma kohta, seda sügavamaks muutub müsteerium. Ja võib-olla on tõde inimkonna teadmiste päritolu kohta palju kummalisem, kui me arvata oskame. Lisaks nende arenenud teadmistele on veel üks müsteerium, mis korduvalt ilmneb iidsetes sumeri tahvlites. Savitahvlitel, mis leiti sellistest linnadest nagu Ur ja Uruk, kirjeldatakse olendeid ülalt, kes laskusid taevast alla ja sekkusid inimeste ellu.
kuid nende kirjeldamise viis on eriline. Nad ei ole lihtsalt jumalad, keda kaugelt kummardatakse. Paljudes lugudes suhtlevad nad inimestega otse. Nad annavad käske, õpetavad oskusi ja mõnikord näib, et nad juhendavad otseselt linnade ja elukorralduse süsteemide loomist. Näiteks Iitsa Atrahasise loos kirjeldatakse neid olendeid, kes õpetavad niisutamist ja põllumajandust väga üksikasjalikul ja praktilisel viisil. Samal ajal Nainti ja Ninma legendis on osi, mis näivad kujutavat inimkonna kujundamist ja juhtimist sümboolse keele abil. Seetõttu on mõned uurijad hakanud küsima, miks tunduvad Anunnakid pigem arenenud õpetajate või valitsejatena kui tavaliste mütoloogiliste jumalatena. Muidugi peavad peavoolu ajaloolased neid lugusid lihtsalt mütoloogiaks. Ja see on normaalne, sest paljud iidse kultuurid kasutasid legende maailma seletamiseks. Kuid Sumeri lugude järjepidevuses on midagi erilist. Nad mainivad korduvalt, et nende tarkus pärineb olenditelt, kes tulid taevast alla. 20. sajandil tegi üks kirjanik nimega Zecharia Sitchin selle idee veelgi populaarsemaks. Tema teooria kohaselt ei olnud Anunnakid lihtsalt olendid. Nad ei olnud lihtsalt sümboolsed jumalad, vaid külalised teiselt planeedilt, mida ta nimetas Nibiru. Kuid oluline on selgitada, et peaaegu kõik peavoolu teadlased ei nõustu tema tõlgendustega. Paljud eksperdid ütlevad, et mõned tema tõlked on valed või liialdatud ning puuduvad tugevad tõendid, mis kinnitaksid tullukate teooriat. Siiski on see idee endiselt populaarne tänu Sumeri tahvlite salapärastele detailidele. On olemas veel üks võimalus, mis on reaalsem. Aga mis siis, kui olendid taevast ei olnud tullukad, vaid päris inimesed arenenumast kultuurist? Vanas ajas oli inimestel tavaline pidada jumalikuks või üleloomulikuks neid võõraid, kellel oli kummaline tehnoloogia või teadmised. Kas on võimalik, et kunagi olid rändurid või asunikud, kes tõid Sumerisse uusi teadmisi ja said hiljem nende mütoloogia osaks? Veel üks artefakt, mille üle sageli vaieldakse, on VE243 silinder VE2. Mõne uurija arvates näitab see justkui päikesesüsteemi ajal, mil teleskoope veel ei olnud. Aga paljude teadlaste sõnul võib selle disain olla ka lihtsalt sümboolne. Ja just siin muutubki müsteerium veelgi sügavamaks. Pole kindlaid tõendeid, et tulnukad oleksid iidsetel aegadel siin käinud. Kuid siiani jääb mõistatuseks, miks on mõned lood olenditest, kes taevast alla tulid, nii detailsed. Kujuta ette, et sa üritad kokku panna suurt puslet, aga pool tükke on puudu. Ja juhised on kirjutatud keeles, millest peaaegu keegi enam aru ei saa. Just selline ongi ajaloolaste ja arheoloogide olukord, kui jutt käib sumeritest ja Anunnakide mõistatusest. Jah, tuhandeid savitahvleid on juba leitud. On olemas iidseid esemeid, graveeringuid ja üksikasjalikke lugusid, kuid siiani pole nende tõeline ajalugu veel täielikult selge. Ja mis veelgi üllatavam, sageli ei jõua eksperdid isegi omavahel kokkuleppele selles, mida nende avastused tegelikult tähendavad. Üks suurimaid vaidlusi käib põlgete üle. Sumeri keelt ei ole lihtne tõlkida. Seda pole kasutatud juba tuhandeid aastaid. Paljudel sõnadel võib olla erinev tähendus sõltuvalt kontekstist. Isegi väike muudatus tõlkes võib muuta kogu tahvli tõlgendust. Näiteks siiani vaidlevad teadlased selle üle, mida mõned kiitused Anunnaki kohta tegelikult tähendavad. Kas see tähendab sõna-sõnalt olendid, kes tulid taevast alla? Või on see lihtsalt poeetiline väljend nende jumalate või kuningate võimu ja kõrge staatuse kirjeldamiseks? Teine suur probleem on arheoloogiliste tõendite puudumine. Paljud tahvlid on kahjustatud, puudulike osadega või on endiselt maa all peidus. Ja isegi kõige paremini säilinud leitud esemed on sageli vaid killud suuremast loost. See on nagu leiaksid mõned leheküljed raamatu keskelt, ilma alguse ja lõputa. Seetõttu jääb paljudele küsimustele selge vastus saamata. On olemas mõned Sumeri tekstid, mis näivad kirjeldavat astronomiaalaseid teadmisi, mis olid tolle aja kohta ootamatult arenenud. Samuti käivad vaidlused planeedi nimega Nibiru üle, mida mainitakse mõnedes vastuolulistes iidsete tekstide tõlgendustes. Peavoolu astronoomid seda ei tunnista, kuid see jääb siiski osaks aruteludest Sumeri müsteeriumide üle. Isegi kõige skeptilisemad teadlased tunnistavad, et on osi Sumeri ajaloost, mida on raske täielikult seletada. Ja mõnikord ei seisne probleem uudishimu puudumises, vaid liigses ettevaatlikkuses. Akadeemilises maailmas nimetatakse ideid, mis liiguvad liiga kaugele aktsepteeritud ajaloost, kiiresti marginaalseteks või pseudoteaduslikeks.
see on loomulik, sest tugevad tõendid on väga olulised. Aga ajalugu on ka näidanud, et mõnikord saavad asjadest, mida kunagi peeti võimatuks, hiljem aktsepteeritud avastused. Veel üks huvitav osa Sumeri tsivilisatsioonist on nende matemaatikasüsteemi alus. Arv 60. Siiani kasutame seda süsteemi veel tänapäevalgi nii aja kui ka ringikraadide arvutamisel. Aga kust nad said sellise praktilise ja arenenud süsteemi? Kas nemad olid tõesti esimesed, kes selle lõid, või mõjutas neid veelgi vanem kultuur? Lõppkokkuvõttes keerleb kogu arutelu selle ümber. Kas me peaksime iidseid lugusid eirama lihtsalt sellepärast, et neid on raske tõlgendada? Või peaksime neid hoopis põhjalikumalt uurima? Sest võib-olla on seal tõeosi, mida me pole veel täielikult mõistnud. Siiani pole ikka veel täielikku vastust, kuid üks asi on selge. Vanaajaloo lugu pole veel lõppenud. Ja mida rohkem me avastame, seda tõenäolisem on, et inimkonna tõeline ajalugu on palju kummalisem ja salapärasem, kui me kaua aega arvasime.